Aitäh ja tere ka minu poolt. Ma räägin täna siis sellest huvitavast makropildist tulles nii-öelda siis lihtsasse kliendi vaatesse, et kuidamoodi kogu see teema siis nii-öelda lõpuks kõigile teile koju ja ettevõtetesse kätte jõuab, et mis tegelikult praktikas võiks tulevikus muutuda. Ja mu ettekandel on kaks eesmärki, et esiteks rääkida selgemalt lahti see, et kuidas seda nutikat tarbimist võiks nii-öelda tegelikult defineerida, et see on uus teema, sellest on hakatud rohkem rääkima, samas räägitakse väga palju erinevatest asjadest, et kes räägib mobiiliäpist, kes räägib mingisugustest väga keerukatest automaatsetest kodujuhtimislahendustest ja millestki kolmandast, et ma üritan kuidagimoodi selle jutu nii-öelda lihtsalt ära struktureerida, et kuidamoodi võiks seda nutikat tarbimist siis tegelikult nii-öelda käsitleda. Ja teine eesmärk on see, et rääkides seda, et mida siis Eesti Energia täna pakub ja mida me soovime pakkuma hakata tulevikus, siis et seda tarbimist aidata teil kõigil nutikamalt teha. Kui vaadata seda nutika tarbimise nii-öelda sellist arengut, üldse kogu tarbimise juhtimise arengut ajas, siis võiks väga lihtsalt jagada kogu selle valdkonna kolmeks selliseks nii-öelda etapiks. Esimene on siis see, et väga lihtne talupojaloogika ütleb seda, et ennem kui üldse hakata juhtima oma tarbimist ja ennem kui üldse mingeid otsuseid teha, pean ma teadma, mismoodi ma täna tarbin. Ehk siis tänase olukorra nii-öelda kaardistamine on alus üldse selleks, et midagi edasi teha, eks ju. Kui ma täna ei tea, mismoodi ma tarbin, siis on väga raske midagi ka muuta. Et väga lihtne loogika. Teine samm oleks siis lahenduste automatiseerumine või siis nende esmaste kiirete võitude juurest edasiminek, siis juba selliste keerukamate teenusteni, mis toimivad mitte kellegi näpu vajutamisega, vaid toimivad tegelikult juba kas poolautomaatselt või siis täisautomaatselt. Ja sellest kolmas samm oleks siis see, mis tegelikult siis muudab tarbijast ka tootja. Ja tegelikult me räägime seal väga sellisest komplekssest lahendusest, kus ei ole enam mitte ühte toodet või ühte teenust, vaid tegelikult, kus on väga palju komponente, mis moodustavad kokku siis sellise lahenduse, mis teevad tegelikult meist kõigist tulevikus palju nutikama tarbija. Ja ütleks seda, et kui nüüd sellest teemast on räägitud väga palju, ütleme viimased aastad, ja esimesed uuringud ja esimesed analüüsid tulid siin juba jõuliselt välja 10 aastat tagasi, siis tegelikult me näeme, et täna on lõpuks see aeg kätte jõudnud, need lahendused hakkavad jõudma reaalselt tarbijateni. Ma mäletan mu paralleel teisest valdkonnast, mu kunagine töökogemus pangas 10 aastat tagasi, kus räägiti hästi palju mobiilimaksetest ja tuli välja uuringuid ja asju, et homme on mobiilimaksed ja homme on kõik elektrooniline pangandus ja sularaha kaob ja kõik selline, eks ju, et täna on 2015, me teame, et mobiiliäpid on levinud, neid kasutatakse, samas sularaha pole kuigi kadunud, kogu see muutus on olnud päris pikk, päris aeganõudev ja me näeme alles täna sellist tegelikku muutust praktikas. Et kogu selle tehnoloogia arenguga tegelikult ka energiavaldkonnas me jõuame täna ja nüüd lähiaastatel sinna, et reaalsed katsutavad muutused hakkavad tulema. Et siiamaani on väga palju väga sellist ilusat juttu, nüüd me hakkame nägema ka lahendusi. Ja minnes nende kolme etapi juurde, siis esimene samm on siis see, et meil on olemas andmed. Eks ju. Et kunagi, ütleme siin aastakümned tagasi loomulikult, polnud enamus klientidel aimu ka, palju nad tarbivad, kuidas nad tarbivad, kas nende tarbimisprofiil on võrreldes teise sarnase tarbijaga hea või halb, kas nad on nutikamad kui naaber, hästi tore ennast võrrelda naabriga, eks ju, et kas ma tarbin paremini kui naabrimees või mitte nutikalt, et selle kohta polnud mitte mingit infot. Kogu näidumajandus käis tegelikult paberi peal, näidukaartidega, nagu te kõik teate ja mäletate. Ütleme siis parim teadmine, mida keskmine tarbija omas, oli midagi sellist, et ma üritan mitte jätta tulesid põlema, kui mind toas ei ole. Ja selline väga lihtsad esmased sammud, mille peale iga inimene saab ise tulla. Siis seoses nüüd selle elektrituru avanemisega paar aastat tagasi ja seoses sellega, et tuli ka väga ütleme, maailma mastaabis väga vinge lahendus Eestisse andmeladu, kus on siis kõikide tarbimiskohtade tarbimisandmed olemas ja ka avalikult kättesaadavad,
siis seoses sellega on tekkinud tegelikult olukord, kus igal tarbijal on võimalus, kui tema müüja pakub neid lahendusi, saada aru, palju ma tegelikult tarbin, mis on mu tarbimisgraafik, saada aru ka tegelikult, saada esmane tunnetus selle kohta, et kas ma olen ka kas ma tarbin mõistlikult või ma tegelikult olen väga ebamõistlik ja mul on väga palju vaja parandada. Siin on nüüd Eesti Energial kaks lahendust, juba aastaid on meil olemas olnud internetis tarbimisajaloo nii-öelda rakendus, kus on siis igal tarbijal võimalus sisse logides vaadata, et palju ma tegelikult siis tarbin päevades, tundides, kuudes, aastate võrdluses ja siis saada sealt mingi esmane aimdus, et tegelikult kus ma siis asetsen täna ja mida ma võiksin siis teha, et kas mul põleb või ma olen tegelikult väga, väga heas seisus või ma olen kuskil keskel, eks ju. Ja nüüd siis eelmisest aastast, nagu te teate, ilmselt on meil väljas siis mobiiliäpp, mis on täna juba rohkem 20 000 inimesel alla laetud ja loodame seda väga kasutajate mahtu ka kasvatada, mis on kõigil tasuta, mis näitab teile siis tegelikult ära reaalajas, suhteliselt reaalajas selle, et mis on teie tarbimine igal päeval, igas tunnis, mis on samal ajal turuhind, teil on võimalik aru saada, kas te tarbite elektrit siis, kui see on kallis, või te tarbite siis, kui ta on pigem odav ja saate teha esmased sellised järeldused sellest, et kus ma täna olen ja mida ma ette võiks võtta. Et see on selline, ütleme, tarbimisjuhtimise A ja O, et ilma selleta, et meil on olemas andmed, ei saa me öelda, kus me täna oleme, ei saa me teha auditit oma tarbimise kohta ja oskame öelda, et mida siis muuta. Aga see on esimene samm, et see on, ütleme, selline, nimetame seda siis madalamal rippumate viljade korjamiseks, eks ju, et see on selline kiire audit ja selle peal mingite otsuste tegemine. Et kes pole meie äppi proovinud, kindlasti soovitan, see on siiamaani saanud väga head tagasisidet ka erinevate äppi tegijate ja ütleme IT-valdkonna poolt muidu, et see on väga, väga hästi õnnestunud. Nüüd samm edasi, kui nüüd see madalamal rippuv vili on korjatud, mis edasi saab siis? Siis iga samm läheb keerukamaks loomulikult, nagu ikka, aga on väga palju võitu ka selles järgmises sammus. Ja mis sinna viib, on siis see, et nagu te nägite ka eelmisest ettekandest, siis turul, avatud turul, energiahinnad on väga volatiilsed. Väga volatiilsed, kui me võrdleme seda aktsiaturgudega, siis see on ikkagi hoopis teine maailm. Et sellist volatiilsust aktsiaturgudel tavaliselt ei näe ja ilmselt ei hakka ka nägema. Mis nõuab oluliselt suuremat prognoosimisoskust ja sellist tähelepanu sellele. Nüüd väga lihtsalt mõeldes ei ole mõistlik hoida näppu nupu peal ja vaadata ekraani kogu aeg, et millal see hind muutub ja millal ma kuskilt oma tarbimise välja lükkan või kuskilt käima lükkan, on ju, et omada sellest manuaalset juhtimist. Et see ei ole kuluefektiivne, see ei ole mõistlik, et siin on vaja mingisuguseid automaatseid lahendusi. Ja mis need siis olla saavad? Lihtsas keeles nagu see skeem, see joonis siin näitab, et kui see punane joon on siis selline tarbimine, mis ta oleks muidu, kui ma oma tarbimise juhtimisega ei tegeleks, siis tegelikult teades turuhindasid, teades olukorda turul, on mul võimalik siis mingil hetkel automaatsete lahendustega oma tarbimist siis põhimõtteliselt juhtida ja seda alla koormata. Et väga lihtsas keeles sel tunnil, kui turuhind on kallis, saan ma tarbida vähem ja sel tunnil, kui ta on odav, saan ma tarbida siis rohkem. Ja siin on nüüd mitmeid võimalusi, et kõige lihtsam lahendus on see, et näiteks külmhoone puhul, eks ju, et põhimõtteliselt külmhoone suudab hoida oma mingisugust miinimumtemperatuuri ka siis, kui ta näiteks mõni tund ei uuga täiskoormusel. Ja kui see mõni tund satub olema kuskil keset päeva tiputunni ajal, mil energiahind on näiteks 120 eurot megavatt-tunni eest, siis on mõistlik äkki ennast veidike alla koormata, see tund aega mitte nii palju külmutada ja jätkata külmutamist siis täistuuridel veidi hiljem. Eks ju. Väga lihtne loogika, mida ei keerus siin taga ei ole ja sellega on võimalik raha säästa. Ühes tunnis vähe, aga kui neid tunde on aastas sadu, siis juba päris märgatavalt. Teine võimalus on see, et ma koorman ennast alla ja tarbin selle kogus elektrit ära mingil teisel tunnil. Eks ju, et ma tegelikult kokkuvõttes tarbin mahu mõttes sama palju, aga lihtsalt tarbin seda siis mõistlikumatel tundidel hinnavaatest ja kokkuvõttes hoian raha kokku. Nüüd need lahendused sõltuvad hästi palju kliendist ja tarbijast. Selge on see, et on väga keeruline minna tootmisprotsessi sisse ja hakata seal tegema muudatusi lihtsalt energiahinnast tulenevalt. Energiahind on seal üks muutuja pikas rivis ja selle tootmisprotsessi optimeerimine ei saa sõltuda energiahinnast, vaid sa peab vaatama kõiki neid muutujaid.
et sellest tulenevalt on lihtne alustada tugiprotsessidega. Me räägime siin kütmisest, me räägime ventilatsioonist, me räägime valgustusest, me räägime konditsioneerimisest, et kõik sellised energiakulud, energia kasutamise kohad, mis on kõigil olemas ja mis on selles mõttes nagu lihtsamini juhitavad. Et nad ei lähe ettevõtete tuumprotsessi sisse, kus on muutunud juba hästi palju. Nii et see konkreetne lahendus sõltub väga palju tarbijast, millega tema tegeleb, mis on tema tarbimisprofiil, mis on tema ärispetsiifika, ehk siis iga tegelikult sellise lahenduse rakendamine algab personaalsest auditist. Tullakse koha peale, tehakse konkreetsele tarbijale ettevõttele audit, vaadatakse tema tootmist, tema äriprotsesse ja auditi tulemusena öeldakse, et millisugust protsesse on kõige mõistlikum siis tarbimise juhtimisega nii-öelda katta ja kus kohas täpselt ja mis tingimustel on mõistlik siis tarbimist mingis mahus alla kormata. Mõnel ettevõttel on mõistlik seda teha juba kui turuhind on 60 eurot megavatt-tund, mõni liigutab alles siis, kui turuhind on 300 eurot megavatt-tund. Sõltub väga palju ettevõtte spetsiifikast. Nii et see on juba selline nii-öelda osaliselt personaalse ülikonna õmblemine. Loomulikult saab siin teha teatud selliseid segmente ja sellist tüüplahendusi, et kui me räägime siin näiteks külmhoonest, siis võiks olla üks välja töötatud lahendus külmhoonele. Me räägime siin kütmise optimeerimisest, samuti üks enam-vähem sarnane lahendus. Nii et siin saab tekitada selliseid nii-öelda teenuse alamliike, aga see sõltub hästi palju selle ettevõtte, selle tarbija profiilist, ärispetsiifikast ja sellest, millega ta tegeleb. Ja kokkuvõttes siis see lahendus oleks põhimõtteliselt selline tarkvaraline ja riistvaraline teenus, koos mõlemast asjast. Ettevõtted, kellel on tegelikult olemas täna juba väga arenenud sellised tootmisjuhtimissüsteemid, mis iganes kaadad või mis iganes tööstusautomaatika, on võimalik tegelikult nii-öelda rakendada energiatarbimise juhtimist ka puhtalt täiendava tarkvaralise teenusega. Polegi vaja midagi ümber ehitada otseselt, tuleb natukene konfigureerida. Aga on ettevõtted, kelle puhul see nõuab ka siis teatavat sellist riistvaralist täiendavat lahendust. Aga kokkuvõttes plaan on siis see, et Eesti Energia on täna hetkel neid teenuseid välja arendamas, oleme nii-öelda tõsises tööfaasis ja plaanime tulla siis välja järgmise aasta jooksul juba esimeste lahendustega suurtarbijatele, loomulikult kelle puhul see võit on kõige suurem, et kus on kõige mõistlikum selle teemaga alustada ja liikuda siis sealt edasi pidevalt väiksemate poole, et siis aasta-paari pärast tegelikult oleks olemas ka mingi lahendus, mida pakkuda väiksematele tarbijatele, nii väiksematele ettevõtetele kui ka väiksematele majapidamistele, mis ennast ära tasuks. Ja selle mõte on just see, et oleks automaatne, tehakse audit, pannakse püsti, pannakse ta tööle, testitakse, vaadatakse, et ta töötab korralikult ja ta jääb töötama, nõudmata mingisugustki tähelepanu sisuliselt. Et ainult siis, kui te oma äriprotsesse või mingisuguseid asju muudate, siis võib tekkida vajadus vaadata üle selle nii-öelda optimeerimise sisendid ja võib-olla seda pisut muuta. Aga põhimõtteliselt oleks see selline füüsilist inimjõudu mitte vajav automaatne lahendus, mis tasub ära tegelikult tulevikus päris paljudele ettevõtetele. Nii et see on siis samm 2. Ja mis puudutab veel sellist, ütleme siis, sellist motivatsiooni sellega tegeleda ettevõtte poolt, siis siin on nüüd 2 asja. Väga konkreetne esimene asi on see, et tegemist on loomulikult kulu kokkuhoiaga. Ja teine, ütleme siis incentive inglise keeles, motivatsioon eesti keeles siis sellega tegeleda on see, et tulevikus saab olema ka Eestis, ka Baltikumis oluliselt nii-öelda professionaalsem bilansienergia turg ja sagedusturg, millest siin natukene ka varem juttu oli, ehk siis on võimalus reaalselt müüa seda võimsust turule. Ehk siis, kui mingil hetkel tunnihind on hästi kallis, näiteks 120 eurot, ja teil on võimalus ennast alla koormata tol tunnil, siis on võimalik see võimsus müüa turule ja see võit siis saada osaliselt endale. Et põhimõtteliselt on võimalik ka selle pealt nagu teenida. See on see sõnum. Et selleks on vaja arendada bilansienergia turgusid, täna nad sellised veel ei ole. Põhjamaades on need sagedusturud juba väga professionaalsed, et seal kaubeldakse juba väga erinevate nii-öelda ajahorisontide sees, et kas siis minutite pikkune reageerimiskiirus või siis tundide pikkune või siis mitme tunni pikkune, eks ju.
et me oleme ka sinna poole teel. Nii et selles mõttes on võimalus nii kokku hoida, kui ka tegelikult saada teatavat sissetulekut sellest, kui te olete nutikad. Et kokkuvõttes on igas mõttes kasulik. Nii, ja samm 3 kogu selles maailmas võiks olla siis see, et selline ilus inglisekeelne sõnademäng, et tarbija ehk siis consumer, tarbijast saab tegelikult prosumer, mis tähendab siis producer ja consumer segu, ehk siis tarbija saab olema nii tarbija kui tootja. Et see on tulevik. Ja mis see siis tähendab? Tähendab seda, et tegelikult mõne aasta pärast hakkab turul levima selline kõlab nagu mingi haigus leviks, aga see on positiivne, hakkab levima selline lahendus, kus siis tegelikult tarbijal on üleval oma lokaalsed tootmisseadmed, mis on seotud oma lokaalsete salvestusseadmetega. Võimalus on päeval, kui kõik on näiteks tööl ja päike paistab, mul on võimalus toota kodus päiksepaneeliga elektrit, salvestada see siis keldris asuvasse salvestisse, tulla õhtul koju, kasutada sealt salvestist seda energiat, sisuliselt olla nagu küllaltki iseseisev selles mõttes. Ja siis lisaks on see seotud veel ka tegelikult mitmete kodujuhtimislahendustega. Et see läheb juba sellisesse natukene futumaailma, kus me räägime sellest väga targast kodust ja see ei juhtu kindlasti nüüd siin aasta-2 pärast. Aga mis selle turu tegelikult loob hästi palju on see, et nagu te ka teate, siin on juttu olnud siin täna juba, et 2020 jõustub siis Euroopa Liidu nõue, et kõik uued hooned, mida ehitatakse, peavad olema ligi nullenergia hooned. Ja nii kui tänane teadmine ütleb meile, on see, et ligi nullenergia hoonet ei ole põhimõtteliselt võimalik üldjuhul, on võimalik, aga väga kallilt, ei ole põhimõtteliselt mõistliku kuluga võimalik ehitada ilma, et seal ei oleks oma tootmist, soovitavalt tuleviks ka salvestusseadmetega, mis tähendab maakeeli seda, et umbes 5 aasta pärast võiks öelda, et sisuliselt enamus uusi hooneid, võiks öelda liialdades iga uus hoone, saab omama mingit sorti oma tootmist. Ja täna me teame, et ilmselt oma tootmise vaatest kõige kasulikum, kõige kuluefektiivsem on päike, eks ju, päiksepaneelid. Ehk siis veel lihtsamalt öeldes, enamus uusi hooneid tulevikus saavad omama päiksepaneele. Ja koos sellega saavad omama ka salvestusseadmeid, mille kulu samuti langeb. Need kulud langevad nii tehnoloogia arengust tulenevalt, päiksepaneele ja salvestusseadmeid on võimalik toota tulevikus palju nutikamalt. Nad langevad lisaks ka veel mastaabiefekti arvelt. Seesama Tesla palju räägitud tehas, mis on hetkel ehitamisel USAs, mis peaks sellele kulu ühiku hinnale väga selge efekti andma, et see langeks. Ja tulevik on see. Ja Eesti Energia tegeleb sellega väga tõsiselt, väga korraliku ressursiga, inimressursiga, me võtame seda väga tõsiselt ja loodame tulla siis turule juba lähiaastatel, niimoodi step by step siis erinevate selliste lahendustega, mis tegelikult liiguvad selles suunas. Me teeme seda samm-sammult, tulenevalt sellest, et nende komponentide, ma räägime siin paneelid näiteks, salvestid ja muud asjad, nende kulud ja nende selline tehnoloogiline küpsus saabub erineval hetkel. Ehk siis maakeeli päiksepaneelid on varem tasuvad kui näiteks salvestid. Et täna me näeme seda efekti. Võib-olla siin nüüd muutub selle Tesla tehasega midagi väga suurt ja see seis muutub. Aga põhimõtteliselt me liigume step by step, tulenevalt sellest, milline tehnoloogiline lahendus on tol hetkel juba piisavalt tasuv tarbija jaoks, et seda mõtet kasutada. Ja mõtet kasutada ainult mitte neil siis, kes on lihtsalt rohelised meelestatud ja fanaatikud, vaid tegelikult nagu laiemalt tarbijate seas, kelle jaoks on see kasulik majanduslikult. Ja kui siin veel mingi paari numbriga nüüd niimoodi välja tulla, siis kui me vaatame hetkel kehtivaid hoone energiatõhususe miinimumnõudeid, mis on Eesti Vabariigis kehtestatud, mis ilmselt muutuvad siin lähiaastatel, aga hetkel on paigas, siis need ütlevad seda, et see ligi nullenergia hoone tähendab seda, et selles hoones peaks aastas tarbima ühel ruutmeetril mitte rohkem kui 50 kilovatt-tundi energiat. See on siis kogu energia kokku, nii elekter kui soojus. Täna keskmine, see on siis see A-klassi, A-energiaklassi hoone, eks ju. Täna keskmine objekt Eestis, koduhoone, on D-klass.
mis on seal kuskil suurusjärgus 160 kuni 200 kilovatt-tundi energiat ruutmeetri peale aastas. Et see vahe on 3-4-kordne. See loomulikult ei ole nüüd ainult nutikas tarbimine, see on väga palju ehitust, hoonete väga säästlikum ehitamine, energiasäästlikum ehitamine, aga selle osa on ka nutikas tarbimine. Nagu ma ütlesin, siis ei ole võimalik ehitada väga mõistliku investeeringuga uut hoonet, mis on ligi nullenergia hoone ja kus pole siis oma tootmist. Et see on see suund, et need numbrid tegelikult on nagu päris julgustavad ja päris nähtavad. Et sealt sellist tarbimisosa välja võtta, et palju puhtalt see tarbimisjuhtimine moodustab, on raske, aga ütleme, et sellise kolmandiku või vähemalt neljandiku võiks küll puhtalt tarbimisjuhtimise arvele kirjutada, et nii palju võiks tulevikus tegelikult energiakulud meil väheneda. Ja me töötame selle nimel tõsiselt, et siin turul olla ja neid lahendusi pakkuda. Aitäh! Saan aru, et Karla siis sõnum on see, et kuigi mõnele meeldib õmmelda ja õmbleb oma riided ise, et siis ilmtingimata kõik ei pea olema rätsepad selleks, et riideid kanda. Põhimõtteliselt. Kas on Karlale küsimusi? Saaliste kohe. Saan aru, et selle teemaga on asi selge. Tulevik on klaar. Üks siiski, jah. Lihtsalt küsimus publikult, et kas te olete teinud, Tuuli Stewart, Tallinna Ülikool, et kas te olete lihtsalt huvi pärast teinud näiteks kalkulatsioone, et tavaline tänane puitküttel maja, siis ütleme maaküttel maja ja see teie futumaja, et kui me võtame tänased niisugused prognoosid, et kui täna hakkaks maja ehitama, siis millise ma peaksin valima? Ütleme näiteks, et ma olen 45-aastane inimene. Kui mõelda selle peale tagasi, mis ennem oli näidatud, eks ole, et need tasuvusajad ja niisugused mõistlikud. Ma saan aru, et see on põnev teema, aga kui tulla reaalsesse maailma, te ei oska mõelda, kuidas olla 45-aastane, olla 35-aastane näiteks ja hakata maja ehitama, millise peaks tegelikult täna ehitama? Aitäh! Aitäh! Mu vastus saab olla ainult selline, et see sõltub. See sõltub sellest, mis on teie soov, tarbimisprofiil, kas te ehitate endale suurt maja või suvilat, kas teil on ettevõte ja tootmine. Seesama maja? Aha, okei. 3 last, koer, naine ja mees. Okay. Ma vastaks niipidi, et kui te saadate mulle e-maili, siis ma saan teile saata selle peale mingisuguse soovituse. Mida mina täna teeks. Aga ütleme, see laiem vastus oleks selline, et täna on tavatarbija jaoks, ehk siis eramu jaoks põhimõtteliselt, kodutarbija jaoks need tehnoloogiad, kui me räägime siin päiksepaneelidest ja salvestistest, on seal mõistliku tasuvuse saavutamise ääre peal. Ütleks niipidi. Ehk siis kui täna teha, ütleme, kodule päiksepaneelide investeeringu tasuvusaja analüüs, siis see võiks tulla kuhugi 10-12 aasta kanti. Kui teha see suuremale ettevõttele, tuleb see juba 7 aasta kanti. Paari aasta pärast on need numbrid juba nii, et kodu on 7 ja ettevõte on 4 ja 5. Et selles mõttes me oleme täna väga kiire muutuse faasis. Mingis olukorras jällegi paneelid tasuvad täna kohe ära. Kui teil on valida näiteks selle vahel, kas teha suvilasse liiniühendus, ütleme, juhtub, et liin on väga kaugel, olete kuskil metsa sees ja liiniühendus läheb väga kalliks, siis on mõistlik juba täna võtta paneelid. Eks ju. Ja tasuvusaeg on väga selge, kohe, eks ju, ta on soodsam, et selles mõttes sõltub väga palju objektist, sõltub teie sellest profiilist. Salvestitega läheb veidi rohkem aega ilmselt, aga ma prognoosin, et umbes 3 aasta pärast võiks olla ka sellised salvestid juba väga paljudes kodudes ja keldrites ja võiks ära tasuda. Täna on see Tesla salvesti maksumus kuskil 5000 euro kandis, et see on päris palju, et saada natukene päeval päikseenergiat enda salvestada ja õhtul kasutada, et ta tegelikult ei tasu veel ära mõistliku ajaga. Aga nagu ma ütlesin, siis me oleme selle ääre peal, et ta hakkab minema juba väga mõistlikuks lähiajal. Nii, kas Karlale veel mõni küsimus? Jaa, palun. Aitäh, Mait Keskküll, Leonhard Wise Energy. Kas ma sain õigesti aru, et juba lähitulevikus Eesti Energia ja Elektrilevi hakkavad konkureerima ühe ja sama kliendi pärast? Ei, sa ei saanud õigesti aru.
Meil on ikkagi mõistlik jagada ülesanded nii, et üks teeb seda, mida tema kõige paremini teeb ja teine teeb seda, mida tema paremini teeb, et selles mõttes kokkuvõttes me ikkagi peame siin tegema nagu nii-öelda, lähenema sellele asjale nagu laialt ja vaatama, et mida on mõistlik teha, mida mitte, et me otseselt konkureerima ei hakka selles mõttes. Tähendab, Elektrilevil ja Eesti Energial on erinev roll, ütleme niimoodi, et ja vastavalt rollile on siis ka teomotiivid, et kui Elektrilevi Tarmo Mere selgitas päris hästi, et lihtsalt mis põhjustel on täna minna nagu mingit vana liini mõttekam asendada siis kohaliku tootmisega, siis tegelikult see, millest Karla räägib, on ikkagi nii-öelda see, mis peaks turutingimuste suutma konkureerida. Natukene erinevad rollid. Kas midagi veel? Jaa, kas käsi püsti? Teadagi prognoosimine on selline tänamatu tegevus. Ma lihtsalt julgeksin tuletada meelde, mis toimus Eestis elektriga sajandi vahetusel. Eesti Energia väga massiivselt ja tugevalt reklaamis oma elektrit kui kõige soodsamat ja odavamat, ütleme kas või elamu kütmist. Vähem kui 10 aasta pärast, enne kui börsile mindi, see elekter muutus ja tol ajal ta oligi tõesti väga odav võrreldes teiste nii-öelda kütteallikatega. Vähem kui 10 aasta pärast see muutus kõige kallimaks. See juhtus veel enne börsile minekut. Nii et siin võib igasugused asju muutuda väga, väga lühikese aja jooksul. Aitäh! Jah, ma lihtsalt julgen siia kommentaariks öelda, et turul on üks asi selge, et mitte midagi ei ole selge ja sinna ei saa Eesti Energia küll midagi teha. Aga kui tuleks nagu, ütleme, et sellise väga lähiajalu juurde tagasi, siis ma ei ole arvutanud, aga ma julgen arvata, et kui nii-öelda ööelektrit kasutada siis 2015 aastal, siis ta on väga konkurentsivõimeline kütmiseks. Et siiamaani vähemalt, me ei tea, mis nüüd see tulev talv toob, nii et see ongi see turg. Et elekter ei ole kuhugi kadunud ja ma arvan, et see, et elekter kütmisena või kütte energiaallikana on konkurentsist lõplikult väljas, ma arvan, et see on küll väga ennaaegne järeldus.